Mis see? Kape... Kaperna... Mis asja? Ja mis see sõna on? Ma ei saa lõpust aru, mis tähendab on. Tähendab nii lihtne, ma ei saa aru. Tead, mis siin on huius või? Siin elab inimene, on ju. Siin on tema mälestuskivi, on ju. Siia tuleb kohalikud koolid ja lasteaiad teevad jalutuskäike siia vahest. Siin on mingid orienteerimisvõistlused vahepeal selle mälestuskivi juures. Ja inimesed käivad vaatamas seda kuju ja vaatavad, oi, see oli siis kunagi kool. Tunduks loogiline, on ju. See oli kool. Miks see kivi siia on? Ei tea, Türi linnavalitsus ei suuda vastuseid anda. Ta on nagu väga palunud neid, et palun liigutage nahvisi kivisid, aga inimesed käivad mul hoovis muru peal jalutamas kogu aeg. Aga see on kool. Siin vist elab keegi sees, mulle tundub. Vale panna sinna kontole igast treening- ja toitumisteemasid. Aga samas ma ei viitsi kui uut kontot nullist tegema hakata ju. Ei olegi mõtet teha. Insta looja ise ka just rääkis tagasi. Seda ei ole mõtet pigem annada oma jälgijatele teada, et see on paned siuke stiil ka vahepeal natukene sisse. Ja, aga mitte vahepeal, vaid full, ma tahaks neid sealt rääkida ja siis vahepeal arvu võin pildistada. Nagu need mõni driftivõist, mis mul on, vaata. Mõni üksik see müügipildistamine on ja midagi nipet-näpet veel. Aga mu põhiteema, mis ma igapäevaselt ju, millega ma tegelen, ongi ju trenn ja toitumine. 24/7. Aga see võib-olla see on aeg hakata vaikselt Lil Devil meedia tegema ümber Lil Deviliks. Ise samal jäätis sööma. Minu jäätisul on poole vähem kalorid. Jah, koltsid jah. Tee märgid ära mu otsi. Näe, koer kohe augub. Kus üks? Väike koer veel. Nagu ongi sööke. On ka, jah. Meie moodi ahed. Meie moodi puluks ahed. Ära mäda. Kui seda tuult ei oleks, oleks päris mõnus saa praegu. Jah. Kindlasti üks meigiartist, kelle tooli ma sattun nüüd küll ja veel ja veel ja veel ja veel, sest nagu see, kuidas mina ennast eile tundsin, veel enam on ju prepi ajal täpselt ongi, et ma sind... See oli siis eilsest nagu, ma käisin siis shootimas uue fotograafiga täpselt samamoodi, et mõtlesin ka, et prooviks midagi uut ja kui mina nägin Ammonia storidest, mis on ka on ju ja... Tere hommikust! Eile täiesti lampi Rots filmis mõned kaadrid. Ja siis ma mõtlesin, et kuna natuke juba midagi tegi, aga mitte piisavalt, et siis ma teen täna ka. Täna on siis pühapäev, mis täna on 1. juuni. Nii et juba on maikuu läbi. Aga ma praegu söön. Ma tahtsin tegelikult minna päevitama, aga nagu ma praegu vaatan õue ja ennem oli nagu täiesti sinine taevas, aga nüüd on nagu pilvi suht palju. Need on enamus ajast on kogu aeg nagu päiksel ees. Ja nüüd ma olen segaduses, sest et tuul on ka päris tugev. Rots ütles, et suhteliselt külm on õues. Ma nagu natukene päen, et ma ei taha sinna külma magama minna. Ehk siis ma natuke söön. Mul on siin
porgandit, kanasnäkki ja siis sihuke Barbelsi kookose batoonike. Et ma tegelikult oleks tahtnud muidu midagi suurt toitu süüa, kuna ma plaanisin õue minna. Siis ma otsustasin snäkkide kasuks ja ma veits kahetsen seda. Aga no on, mis on. Ma ei viitsi enam tegema ka hakata. Et ma ei tea, ma söön ära ja siis ma vaatan, mis ma edasi teen. Kusjuures praegu ma filmin rutsikaameraga. Me tegime ajutiselt vahetust. Ma ei tea, kas ajutiselt, võib-olla lõplikult. Aga iseenesest see Osmo mulle nagu täiega meeldis. Aga selle gimbaliga ma kuidagi ei harjunud ära. See oli nagu minu jaoks nii ebamugav ikka veel. Ja noh, rutsile tundub, et pigem sobiks see paremini. Ehk siis me katsetame nüüd, et mina katsetan tema kaamerat ja tema katsetab minu kaamerat. Et mulle kuidagi meeldib sihuke lihtsus ja rutsil on issand, ma ei tea, mis Osmo või see ühesõnaga, ma ei tea, mis kaamera see on. Ma pean üle küsima, ma panen siia ekraanile, mis kaamera see on. Igatahes jah, ma praegu teen siis teise kaameraga. See on ka väga hea kaamera. Ta näeb välja nagu GoPro, siukene pisikene. Et siin siis gimbalit ei ole, et ma saan lihtsalt suunata kaamerat sinna, kus ma ise tahan ja ka hea pisik, et saab taskusse panna vajadusel. Nii et proovime, kuidas mul sellega vlogimine välja tuleb. Mis sa teed? Natukene tõstan rattajälgi. Okei. Mis? See tuleb muru vahele mängida. Minirahal oleks seda õigem teha. Hakka nii. Robot ei sukeldu nii sisse. Ma vaatan, et sa oled robotit raadi ka korda teinud. Saab lõpuks muru ära niita, vahepeal oli siukene mets siin juba. Ma niidan suhteliselt kõrgelt praegu. Miks nii? Q2 peame üldse kõrgelt niitnud. Selle uue muru pärast. Ruts jah siin pani või ma ei tea, mis sa tegid, sa kobestasid seda mulda või midagi tegid ka ju? Ka kõditan ja need alt ärkavad lehed, et nende vahele vajuks alla. Ei, ma mõtlen see, mis sa algul tegid, sa tegid selle masinaga, vaata. Ta on järsku nagu läbilõikamine, peaaegu nagu õhutamine, aga põhimõtteliselt mingi õhutamise moodi. Sambla tõmbab nagu välja ja lagunenud muru tõmbab välja. Jah, ühesõnaga mingi hunniku vana muru ja igast jama tõmbas välja ja pani aukudesse mulda juurde ja mingi putukas ronib peal kogu aeg. Ja siis muruseemet ja värki-särki. Natukenegi meie hoovi pinda paremaks. Ma siin päevitan põhimõtteliselt peenras. Meil katus tuleb ette, siis ma pidin siia peenra poolde olema. Praegu robot niidab, siis me ei taha muru peal olla. Täna nagu lubas ilusat päikselist ilma, aga nagu kogu aeg on mingid suured pilved ees. Nagu praegu ka. Ja päris jahe on tegelikult, kui pilved tuleb. Et jama nagu. Tegelikult meil on plaanis täna minna Paidesse, see on see lastekaitsepäev vist äkki või. Ja siis tahtsin nagu ennem seda nagu päevitada. Muidu vist õhtupoole peaks minema ilusamaks. Aga kuna ma tahtsin ennem seda nagu ära päevitada, siis mul ei ole valikut. Ootan neid pilveauke, kui vahepeal saab päikest võtta. Aga mõnus on puhata ikka.
üle pika aja on nagu selles mõttes vaba nädalavahetus. Et muidu on kogu aeg igast tegemist, aga see nädalavahetus on vaba. Järgmine nädalavahetus, ma ei tea, võib-olla mingi üritus ka, seda ma ei oska veel öelda, aga Rutsil on sünnipäev laupäeval, et saab seda tähistada. Päike tuleb välja kohe. Et vaatame, mis järgmine nädalavahetus toob. Ma praegu avastasin, et mul on nagu konkreetselt maja katus näo peal. Ma ei tea, mis ma tegema pean, nagu see päike liigub nii ruttu alla poole minema. Veel saab varsti on jalgupidi peenras juba. Aga ühesõnaga järgmine nädalavahetus vaatab, mis me teeme. Ja ma üldse ei tea, kas mul tuleb vahepeal jälle üks nädal, kus ei tule videot välja või ühesõnaga, eks see näha ole. Eks ma proovin ikka iga nädal mingi video panna ülesse, aga alati see ei õnnestu, sest et lihtsalt pole alati aega või siis lihtsalt ei viitsi ja vahepeal tahaks puhata ka. Et ikkagi see, mulle meeldib filmida, aga see on kuidagi siukene nagu lisaasi, mis teha ja millel sa pead mõtlema. Et natukene see vajab ka nagu mingit energiat ja vahepeal nagu tahaks niisama ka olla, aga ma arvan, et enam-vähem iga nädal saab ikka uue video. No nii, me nüüd lähme Paidesse, seal on lastekaitsepäev. Panin endale lühikesed riided selga. Õues on praegu ilus ilm, nii et lähme naudime ilma. Me tegelikult eile käisime ka autoga. Me käisime Türil. Türil oli, seal keskväljakul oli grillfestival. Ehk siis seal sai degusteerida erinevaid lihasid. Me küll seal degusteerimas ei käinud, aga me proovisime ära barbecue grilli. See on mingi Türi üks paremaid selliseid toidukohti. Ja siis ülihea oli. Ma muidugi kartulid võtsin ainult paar väikest, et ma ei taha neid süsikaid nii palju süüa, aga liha oli täiega hea. Aga seda me ei filminud. Rutsil küll kaamera kahes, aga ta unustas selle lihtsalt taskusse. Et jah, eile käisime ka seda Paide lastekaitsepäeva platsi nüüd üle vaatamas. See oli täiesti tühi seal eile veel, nii et siis me seal pikemalt ei olnudki. Toitumise trenni koha pealt ma olen endiselt veel selle lõukarbi peal. Ketot ma enam ei tee, aga lõukarb on ikka, et see on kuidagi sobib mulle paremini, et ma saan nagu süsikatest rohkem võib-olla energiat jõusaali jaoks ja kuidagi emotsionaalselt on ka nagu parem, kui sa saad nagu mingid puuviljasi ja asju nagu rohkem süüa. Et sellega mul praegu läheb hästi, et ma saan mingi 1700 kilokalorit iga päev. Et ma üritan nagu selles kaloraalis ka püsida. Ja 4 korda jõusaalis käin, et saab kõiksugused lihased keha peal ilusti läbi teha. Ja ma ei tea, ma ei saaks öelda, et mul nagu motivatsioon on kõrge, aga mul on kuidagi nagu tekkinud harjumus ja kuidagi mindset on muutunud, et hästi lihtne on nagu seda kõike teha. Et see ongi nagu minu nii-öelda elu osaks saanud juba, et ma nagu vahepeal tahaks küll suhkrut võib-olla saada, aga siis ma pigem võtan mingi suhkru asendajaga mingi toote ja lähebki see suhkruisu üle, nii et sellega pole ka probleemi. Et see toitumise trenniga on ka praegu mega hästi kõik. Aga lähme Paide. No lähme siis. Vaatame selle ala üle. Kohe ikka driftiautode juurde. Kohe ikka driftiautode juurde. Kuhu siis? See on müügis on ju. See viimane või? See on sama. Aga lähedalt ka tiirud või? Taustal on küll normaalne rahvamess. Ma käime selle kogu ala läbi.
sisse küll ei roni seda. Liiga kallis. Tere. Marge tahtis enam saada pilti sellist, kus ta väänatakse käeraudadega nii kapoti peale. Politsei ütles, et ei, ma võin ainult autos sisse auto kõrval olla. Seda nalja me ei tee. Siin on mingi söögipudra. Sõjaväestaim. Suppi saab. Tundub, et hea supp. kuulata, mida koera juht rääkimas on. Ehk siis sul oleks peale ka veel 3. ekraani vaja. Päris palju rahvast on siin. Mis see on? Kõik on minu jaoks tuttav. Sinu jaoks on kõik tuttav, jah? Ma olen olnud seda tüüpi bussis ühe korra taga istumas. Loomad. Üks on seljas. Ma vaatan, kui taha pole ka. Võime võtta, aga arvestama peab lisasotiga. Aga miks? Sest ma tahan ka võtta siis ühe lemmikloma. Mis lemmikloma? Ämblikloma. Mis ämblikku tahad saada? Ma teen ämblikud. See on nii halb mõte ämblikut. Aga siukest, mis mul peapessa nagu, peapessa suur on ikka, korralik suur. Väga halb. 15–18 senti kusagil täiskasvanuna. Kas me teeme kompromissi ja sa võtad ämbliku, ma võtan hamstri endale? Et pole, kui sa koera või hamstri kodulooma koju tood, siis ma võtan ämbliku. Kohe hakkavad need driftiautod siit platsi pealt ära minema. Tulime Rutsiga vaatama, Rutsil on drooniga filmib ja ma natuke filmin ka siis. No nii, nad on nüüd seal ühes reas. Vaatame, millal nad sõitma hakkavad. Tee vist pandi kinni. On minges osas. Eks näis. Jah, seal politsei jääb ees. Tee on kinni. Teine on siin, jah.
peal seal, jah. Tulevad. Nad lähevad teisele poole. No samasse koht tagasi või? Või see oli nüüd tõesti lamp? Eks on nii tegelikult. Nii, kas me lähme merisigadele asju vaatama või? Vist küll, sest ma ei leia üles seda, mis ma siit otsisin praegu. Mul tuli mingi veider idee, et ma tahan merisigu endale saada. Ja nüüd mul on kohe vaja neid, aga ma kahjuks merisigu vist kohe ei saa, aga lähme vaatame, kas Järvamaal üldse on merisigadele asju, mida puuri panna, võimalik kuskilt saada. Et kui ma Järvamaalt nagu mingit heina ja sükst asju poodidest ei leia, et ma pean hakkama kuskilt Tallinnast neid otsima, siis oleks nagu veits nõme tüütu. Kui ma leian mingi poe, kus mul on nagu ülilihtne leida neid asju, siis võiks ju merisead võtta. Mida sa teed? Aga lähme poodi. Lähme poodi. Ai, blядь. Kus on loomade osakond? Hullaris. Mis siis see on? Markeriga spinnerid. Päris hea. Nii, mis see on? Hein. Näe, vaatasin lausa merisigadele. 260. Mis see on? Putuka hotell või? Kuiv toit, täis sööt. Oho. Näe, söödapurk ja No sul nagu tarantelile polegi süüa ju. siin on mingi Siin on pelletid. saepurugraanul. Siin on saepuru kokku pressitud. Kas see oli asi, mida oli vaja või? Võib-olla. Paberigraanul. Äkki saepurugraanulit ei tohi? Kas see on sama asi või? Kuule, kas uued valgusnägid või? Sulle või? Nüüd sest oleme Ei ole välja toodud. koeratoidu peal. Kanaliha väikse rasvaga. No, ütleme, et kõige kallimad ongi osta 2 merisiga, puur. Võib-olla esmane ost ka veel. Issand, mille see kinni. No, tarantul on ka natuke kallis. No sinu ämblikust ma ei tea midagi. Lemmikloomapesa, puuvillane põhi. No, selles mõttes, et meriseal see pesa ei osta ju. Okei. Aga sinna ma igast mingi majakesi ja mingi heina neid korve asju. Okei. Sa tahad süüa midagi? Jaa, mul on kõht väga-väga tühi. Liha tahaks.
mis elekter teeb, kas täna saab äkki mingi suure lihatüki visata? Grillime täna üldse või? Kui elekter üliodav on, siis... grillvorste kodus. Kui elekter oli tasuta. Teed 7 on meil elekter, okei, tunniks ajaks saaks visata kodus. Kooma fritüüri mingi suure lihatüki. Aga ma tahaks grillida õues. Nõuks. Mul on vorsti kodus ja kanaliha ka. Grillliha. Ostsin nädalavahetuseks. Kas need tuleks ära teha või? Jaa, aga tegelikult võiks midagi osta, mida ma saaks tööle vaata kaasa võtta. Midagi veel teha äkki. Kuule, aga see lihtsalt või? Sul on nii palju söödud juba. Mina pole küll ammu saanud. Võtaks ühe selle. No võta üks see. Ups. Sööks poes on tavaliselt siin ka grillliha. Võib-olla. Maasika isu. Tundub su tokk. Kondita. See on hea, ma arvan. Kintsuliha või? Kintsuliha, jah. Ei ole, Korbeku broileri maitsene ribitud kanafile. Sööb nagu räigelt hea olla. Takode vahele neid teha. Ma ei saa takosid süüa. Ühtegi või? No ühe võib-olla saaksin. Kaua küpsenud teriyaki kana poolkoivad. Mida pekki? Soovid vist või? Võta see lahtine. Võta järgmine. Mina neid süüa ei saa. Ma tahan täiega proovida seda. Teriyaki on täiega hea. Sa saatsid mind kuupi otsima mingisugust sinomahla. Kui on kuupis, on siin kuupis. Bingo. Leidsid või? Pirni, mango, maasika. 2 euro liiter. Jumala okei, liitri hinnad ka. Issa ma ei oska validagi. Oota, need on mis siis? Pirni, mango, maasika. Need on mahlad. Zero sugar. Nii, 103 kalorit, süsi 0,5. Mina joon ilmselgelt maasikat. Ma tahan vist mangot. Sulle meeldib mango ja pirni võiks siis ka juba ära proovida. No proovime siis pirniga ära. Kas nüüd lähme küll nahku jõuks või? Jah. Meil on kodus veel vorsti ka. Niksi jäätsed. Siin on pruuni, kitleppi oma muud väga polegi head. Ma just võtan praegu selle pruuni siit. Paljas kreeka jogurt. Saad ise panna marjad juurde. Meil on mangotükke näiteks sisse segada. Või sega? Ja siin on maitsega ka juba mõned mangod. Meil on need kreeka jogurtid. See kõlab jumala hästi, jah. Kilekotti oleks ka tegelikult vist vähe. Mida saab hakkama vist? Või võta üks kilekott. Nii. Võta. Kõleda? Sa tead, et seal on inimesed sees või? Need on peegelklaasid. Tore, et sa nüüd ütlesid. Ma konkreetselt filmisin seda peegeldust. Ups, nii. Mis? Mis vapse? Ma filmisin ennast sealt peegeldusest. Ma ei mõelnud selle peale, et seal võivad inimesed sees olla. Ja seal ongi. Seal on mingi 3-4 turvamist. Ei, ma tegelikult täitsa usun, aga ma absoluutselt ei mõelnud selle peale. Normaalne fail. Jäätise võtsid ikka, jah? Jah. Minu lillekesed, puukesed. Muidugi muru on ka jälle peenele ääres kasvanud.
issand. Mu lilled on ära surnud. Ma pean ruttu kastma. Oh my god, ma pidin eile kastma, ma vist unustasin. 1 päevaga surnud. Aga need pidid ellu ärkama, nii et ma loodan, et ärkavad. Seda oli küll praegu kurb vaadata. Ma pidin neid reedel kastma. Ja täna on pühapäev. Upsi. See veel elab. Enam-vähem. Aga need 2 kuivand on ära kuivanud. Ma panin vett ja nad peaks ellu ärkama, sest tegelikult neil on ikkagi, need lehed on veel pehme, nad ei ole ära kuivanud läbinisti. Ma usun, nad ärkavad ellu uuesti. Upsi. Mina ja lille kasvatajana. Ma lampi otsustasin, et tahaks 2 merisega saada. Me nägime seal mis iganes lastekaitsepäeval erinevaid küülikuid ja merisigasi ja igast siukseid huvitavaid loomakesi. Mul kunagi oli kuldhamster, kui ma Saaremaal elasin. Ma olin siis nii pisike, ma ei osanud seda väga hinnata. Aga ma olen tegelikult ammu tahtnud saada pisikest koera. Kuna see koer maksab mingi 2500 euri või, pluss kõik muu on ju. Et mul on üks kindel tõug, keda ma tahan. Ja mingit muud tõugu ma ei taha. Ehk siis ma pigem ootan, millal mul on rahaliselt nii palju võimalusi, et siukest koera saada. Aga merisiga on ise odav on ju. Pluss merisea pidamine ei ole ka eriti kallis. Et hästi lihtne on pidada neid. Ja siis ma ei tea, ühesõnaga ma vaatan, kas me võtame või ei võta, aga tahaks äkki jopab. Et lähiajal saaks 2 merisiga, et neid ei saa üksikult osta, kuna nad ei kannata väga üksinda elamist. Ja siis peab 2 tükki võtma. Aga me hakkasime grillima. Teeme siin seda kaua küpsinud teriyaki kana poolkuibasi, mis siin on ameerikapärane grillliha ja siis on mingid toorvorstid. Pole aimu, mis on. Ei tea ka. Kreekapärasest broilerilihast toorvorstid ja nii et sööme natuke liha ka, lisaks maasikatele ja kõigele siuksele. Ma just avastasin, et mul on mikker siin pluusi all ja mu kaelakett on siin kinni. Mis teed? Esimest keeramist vaikab. Oota, sa võtad omale siis ämbliku või? Siis meil on mingi loomaaed pärast siin. Kõik pisikesed puuriloomad on ägedad. Nendest ei pea väga palju hoolitsema, aga neid on äge jälgida. Nagu hoolitsema peab ikka, aga mitte nagu mingi, ma ei tea, koera eest peab ikka oluliselt rohkem hoolitsema. Meil on siin kaminurgas jälle mingi bardakk. Siin on mul see päevitustool. Ma ei viitsi seda kunagi kokku lappida, sest et see on tüütu pärast uuesti lahti ja kokku ja siit on hea kiire võtta. Ja siin on meie see masin, millega Ruts siis meie muru õhutas. Siin on, see oli vist tal ennem siin all, millega ta lõikas seda muru. See on mingi muu asi. Ja nüüd meie muru on siuke laiguline igat pidi. Siuksed tühjad augud on nagu sees nüüd. Aga see peaks ilusaks minema, sest siin on muruseemet ja värki ka juba. See on Rutsi madrats, ta päevitub selle peal. Praegu meenus, ma pidin ju seda jälle rohima.
siin on nagu paari nädalaga lihtsalt, ma ei tea, mingi umbrohuputus toimunud. Ma ennem lillelaata täpselt rohisin selle ära. Ja see on juba julm. Need pöösad on nagu täiega suureks kasvanud. Siin on see pojeng. Siin on mingi teine pojengi sort. Siin on, ma ei tea, sellega ma pean ka midagi ette võtma. Ma arvan, ma järgmine kevad kaevan selle kõik välja siit ja teen uuesti selle korda. See kõrk ja puhmas isegi võib siin olla, see on nunnu. Ja siis ma pean sellega midagi ette võtma, see on nagu mingi ülimetsikuks läinud. Ma arvan, ma ilmselt kaevan selle korraks välja ja ma ei tea, teen ta väiksemateks tükkideks. Et nii suurt peenart ma siia ei taha. Ja ta vist pidi minema keskelt koledaks ka pika peale, kui ta nii suureks läheb. Praegu õnneks on veel ilus, aga jah, sellega peab järgmine kevad tegelema. Ma ei tea, ma praegu nagu ei viitsi üldse selle umbrohuga siin tegeleda. Mul ei ole nagu sellised riided seljas, ma peaks minema riidu vahetama. Pigem vist söön ja lähen tuppa ära. Ja mõni teine päev äkki, kui mul on rohkem tahtmist, siis ma teen selle korda. Veits peab nokitsema siin. Nii, ma hakkan nüüd sööma. Võtsin endale selle kana, mis iganes kana ta oli, ma enam ei mäleta, ja need vorstid. Sellega ma hakkan sellega ma hakkan sööma. Ja ma arvan, ma tõmban selle video siin kokku, sest et ma arvan, et siin juba tuli päris palju materjali. Tõenäoliselt järgmine video tuleb drifti võistlusest. Nii et kindlasti tellime kanalit, sai magasta maha. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!